Tervist, selles videos lähen ma Prantsusmaale MK etapile. Mul ei ole isegi pagasit. Igatahes see ütleb väga halb. Ja nüüd see tundub kõige halvem variant, et me siia tulime. Peaasi, et politsei kinni võtta. Ma ei taha isegi. Igal juhul jumala p***des. Ma olen jõudnud juba lennujaama ja ma tahtsin ka alustada seda videot sellega, et mul on üks challenge siin lennujaamas enda pagas kätte saada ja ma loodan, et see tuleb, sest ma lendasin Tartust Helsingisse ja siis sealt oli mingi pool tundi 40 minutit vahe ja ma mõtlesin huvitav, kas nad ikka suudavad mu pagasi saada. Aga selles mõttes see lõbu on juba rikutud ehk ma sain meili, et mu pagas ei jõua kohale, mis on nagu väga kohutav. See on nagu üks halvemaid uudised, mis saab üldse olla. Sellepärast ma reisin täiesti üksi. Üksi lähen siia MK-le, eks ma pärast räägin põhjustest, miks hiljem, aga üksi kõike ja nüüd mul ei ole isegi pagasit. See on nagu väga nukker. Nagu ma ei saa aru, isegi nad ütlesid, et veits see lend hiline mingi 10 minutit, et proovid asjad peale saada. Ja nad ei saanud hakkama sellega. Ma olen pettunud. Okei, peab uurima nüüd, mis edasi saab. Nagu täidan telos seda asja, et nagu tagasi saada, et see lost. Samal ajal siin vaatan, kuidas teise kotid tulevad. Väga tore. Aga nagu ma ei tea, mida panna sinna nüüd, et kas nad toovad mulle hotelli, aga samas kui homme, ma sain aru, et homme kell 10 jõuab siia ehk räiget hilja ja kui nad toovad seda ka mingi hullult kaua, siis ma ei jõua hommikul trenni, mis on halb, kui 10 jõuab siia, siit on mingi tund sõitu, võib-olla siis ma jõuan trenni. Et ma ei tea, mida panna sinna. See on nagu halb. Nagu sihukest asja ei olnud vaja. Ja ma reaalselt ei tahtnud seda videot alustada Eestis, sest ma ei tahtnud öelda, et peame kõigepealt kohale jõudma ja reisima. Ma ei tea, sest ma ei tahtnud tuleb mingi jama, aga ikka tuli mingi jama. Ja ma reaalselt filmisin neid vendi, kes seda kotti pidi sealt välja võtma ja mulle sinna õiguse lennukist tooma. Aga nad ei saanud tööga hakkama. Nii et ma olen suurt kuri. Nüüd küsisin infost ja ütlesid, et isegi kui meil saadetakse, siis oota ära, et vaata, äkki ikkagi tuleb. Nii et ma ootan siis. Ega mul kuhugi kiiret praegu ei ole, et õhtul mõtlesin joosta. Nii et seda ma niikuinii teha ei saa, kui mu kotti ei tule. Nii et vaatame. Väga huvitav. Nagu kõik soomlased reisisid minuga koos ja nagu need kotid siin maas lambist tunduvad, annavad lootust, aga ma ei ole väga lootusrikas praegu, ma olen üpris kindel, et läinud. Sest soomlased enamasti said kõik enda kotid kätte ja oh my god. Ma vaatasin lihtsalt ringi ja see on minu kott. Siin on imps peal. Oh my god. See on minu kott. Siin on imps. Okei, üks kott on olemas. See on küll hea uudis. Kus see tuli? See tuli mingi sellega. Mida? See ekraanil võiks ära minna, et see Helsingi on. Siia ei tule enam. Aga miks mul on lootus? See suusakott on, siis mul on lootus. Aga selle suusakotiga üksi mul pole väga midagi teha. Ainult, nende samad riietega pean homme testi ja sustan minema, siis saab. Aga muidu see suusakotiga üksi pole midagi teha. Muidugi see on tore, et ta ei ole kadunud, et ta on nagu olemas. Aga et edasi võistelda ja midagi teha, siis mul on mõlemad vaja. Jop, olemas. Ei tulnud. Siin üks kohver on ainult siin. Äkki võtan endale või? Loodan, et on suusariided sees seal. Nii, sain räägitud temaga. Ütles, et ta oli nii kahtlev, et millal see kohale võiks jõuda. Nii et ma ütlesin, ma tulen ise selle järgi. Ehk jah, ma olen nii loll. Ma olen nii loll, et see nagu veits naerma, samas see on nagu nii nukker. Nagu esimest korda rendiautot võtan ja ma ei mõeld sellele nagu nii mitu korda üle, et
ma ei võta juhiluba kaasa. Nagu selles mõttes, et see pole mul rahakotis kunagi, see mul alati autos, et kui ma autoga sõidan, siis mul on juhiluba olemas. Aga nüüd see on ilmselgelt seal autos. Ehk siis väga halvasti on nad teinud mulle. Ma nüüd olen nagu proovinud väga-väga palju saada seda igate pidi rääkida, et andke maanteametis võtsin juhila välja ja siis ta ikka räägib mulle, et ei, et ta kaotab töö, kui midagi on igatahes. Ja nüüd olen jõudnud nii kaugele, et ma otsin mingi venna, kellel on juhiluba ja äkki ta on nõus tulema võtma minuga selle auto ja nagu siis ma saan, lihtsalt maksan veits juurde ja nii ongi. Nagu nüüd olen mingis bussis, aga ma sain reaalselt selle rendika. No see võib veel kalliks minna. Veits läks juhila võtmine ka kalliks juba, aga põhimõtteliselt, et otsisin jah, üks poolakas oli nõus, davai, tuleb ja tuli ja siis ta, et tema on siis nii-öelda mul see driver ja siis anti veits pidi juurde maksma nagu nii-öelda lisa juhi eest ja mingi asja veel ja siis aga siis peale seda oli okei. Kuigi ta ütles ta, et nagu ta peab päriselt sõitma ka, aga ta läks juba minema. Nii et ma ei tea, politseile vahele ei taha jääda, siis ma lähen vist vangi ja praegu siuke tunne, ma vääringi seda vangi minemist, ma ei tea, nii nukker, ma kahetsen, et me tulime siia või mis ma tulin. Oleks võinud Eestis rahulikult olla, aga ikka oleks ilus praegu, istuks diivanil ja puhkaks ja mida iganes. Aga ei, ma olen siin. Nüüd jah, selle bussiga sõidan siis sinna mingisse parklasse, kus ma peaks enda rendika kätte saama. Ja kuna me oleme Šveitsis praegu, siis ma pean vist tõmbasin alla niimoodi, et ma saan Prantsusmaa poole mindud ja Prantsusmaal siis neti sisse püüta, aga Šveitsis ma ei saa neti sisse panna, nii et igal juhul jumala p***s. Ja nüüd olen autos. Väike kergendus on, aga ma veits nagu kahetsen, võib-olla oleks pidanud minema selle ametliku transpordiga, et neil tegelikult ma juba rääkisin ära, et ma saaks nendega. Ongi ainuke asi, et ma panin, et ma tulen kotile homme siia järgi, kuidas ma seda oleks saanud ja kuidas ma pühapäevase tagasi. Aga samas nüüd on stress, et kui ma sõidan selle autoga, siis mis saab? Peaasi, et politsei kinni võtta. Ma ei taha isegi nagu mõelda selle, mis siis saab. Ja õnneks siin hotelli või siin on ka wifi, nii et ma saan selle äkki endale isegi autosse ära panna. See oleks küll väga tore. Mis häält see teeb? Ma saan siia panna otsingusse üldse või? Otsi. Mitte midagi aru ei saa. Miks see nii kõva on? Veits sõitsin. Kõhte nii tühi, kell on Eesti järgi 10, kohaliku järgi 9 ja ma sõin viimati 11 ehk ma ei tea mitu tundi tagasi. Kõht on nii tühi ja ma olen nii stressis, ma nagu, et põhimõtteliselt me vaatasime, mis võistlusi teha ja see nägi kõige parem variant välja ja nüüd see tundub kõige halvem variant, et me siia tulime. Et nagu nüüd Preekuli Läti võistlus tunduvad ülihead, et oleks võinud ju sinna minna järgmine nädalavahetus, aga enam tagasi tead jälle. Ma võtsin kala või? Ma lõksin tanklas 21 eurot. Mis ma ostsin? Hambaharjasest, see on mul suures kotis ja hambapastas, sest see on mul suures kotis ja süüa. Vett. Mingi võiku. Mis kurli? Italiano, ma ei tea, ja kummikomme. Midagi energiat saada. Kell on suht palju, et kõik asjad on vist kinni. Nii, oota, mis siin toimub? Punane. Nagu ei julge minna. Aga sees suhtes on hea. Ma just mõtlesin, et siin on nagu hea vaade ja ma ei saa näidata teile sõidu ajal, aga praegu nagu saan. Ilus vaade sees suhtes. Tegelikult tundub, et teil on nagu midagi näha, puud on ka ees. Aga nagu tundub, et mul ei ole mõtet nagu minna, kui punane on. Autod tulevad, siis on vist hästi. Tore,
ja ma pean homme tagasi sõitma, mingi hullult palju sõitsin praegu üles ja homme pean kõik tagasi sõitma. Lihtsalt kohvrile järgi, nii tore. Ma ei tea, kui ma parkidagi saan seal ja siis stressirohke värk ikka, no. See on see üksi reisimine, et ei, muidugi ma jõudsin kohale ja tegin kõik asjad, et jõudsin tuppa, näitasin tuba ja siis sain aru, et nüüd hiljem, et mikrofon oli taskus. Täna ikka väga midagi ei taha mu kasuks minna. Igatahes jah, sõit tegelikult ei ole üldse hull sinna või siia. Hotelli sain kiirelt kätte, sain tuppa. Vaatasin too üle, päris huvitav, siis suur voodi on ühes toos ja siis teises toos on nari, mis on päris naljakas, aga jah, ja siis duširuum ja vets, et selles suhtes täitsa korralik ruum. Et selles mõttes olen täitsa rahul toaga, aga jah, kui sellega mu reisijamad lõppeks, ma oleks isegi suht okeilt rahul. Aga homme peab sinna lennujaama tagasi sõitma, ma ei tea, kus ma parkida saan. Et mingi siuksed asjad annavad jälle stressi veits juurde, aga korra sai puhata, käisin pesus ära, korra saab puhata, käisin pesus ära ja saab magama ära minna varsti. Ja siis homme enda kohvrile järgi minna, paneb mõtlema, et kui mugav on siis reisida, kui sul on teised kaasas või siis jah, nii-öelda tiim, määrde tiim või kes liigutavad need asju ja et niimoodi ikka ei kannata reisida, aga eks ma olin ise veits saamatu ka, et juhiloa oleks võinud kaasa võtta ja see pagasi asi, seda mastu ma ei oleks saanud midagi teha. Natuke rohkem seiklusi tänasesse päeva, kui oleks tahtnud ja oodanud, aga proovime hakkama saada. Loodame, et järgmised päevad tulevad veits lihtsamad. Ja ma arvan, et ma viskangi nüüd jalad üles ja puhkan ja näeme hommikul. Hommikust. Täna on siis neljapäev. Homme on võistlus, aga täna on veel paar seiklust, et kott kätte saada. Samad riided selga, sest riideid rohkem ei ole. Aga vaatame, äkki saab süüa midagi. See läks päris tore. Nii, aga mina valisin siis müsli, väiksed võikud ja siis kakao. Mõnus. Söödud ja ütleme nii, et väga keskmine. Et ma arvan, et kõik kohad, kus ma see aasta käinud olen, on parim hommikusöök olnud. Aga pole hullu, tees suhtes. Nüüd ma arvan, et ma kaua toas ei passi. Ma lähen vaatan tegelikult staadionile, sest mul on aega mingi 10 või veits peale 10 võiksin jõuda siis lennujaama. Aga siin on 2 tundi aega, ma sõidan mingi 45 minni. Ehk ma vaatan staadionile, et äkki saan boksi kätte. Aga ja vaatasin siis seda raja avamist, seda, et 12.2 on üldse suletud ehk ja ma lähen kella 2 alles trenni või siis nii-öelda õhtu poole. Ehk aeg on, aga ma lähen vaatan staadionile, et äkki saan boksi kätte või midagi siukest. Kasutan aega ära. Korraks vahetan telefoni peale, põhimõtteliselt praegu jooksen, sest ma leidsin mingi X parkimiskoha lennujaamas ja seal maksab, nii et ma ei tea, ma proovin kiire olla ja äkki saan kiirelt enda koti kätte. Aga ma väga sugevalt kahtlen, et nii juhtub. Aga igatahes jah, ma olen lennujaamas ja vaatame, kas saan koti tagasi. 11388. Okay. Give me 1 second. Jah, vaatame, kas tullakse siia ukse juurde siis nüüd.
sest ma pean kuidagi sinna sisse saama, et enda kott võtta lindil, mis loodetavasti on seal lindil nüüd. See oleks eriti pekkis, kui seda nüüd ka ei ole seal. Vaatame, kas saame. Ma nii väga tahaks loota, see on päris palju rahvast. On juba mingid kotid on tulnud. Mõnda ma ei näe praegu. Ära pulli. Come on. Okei, paanikaks pole põhjust, kõik siin ootavad ja nüüd alles tuli sinna, et Helsingi... Mis asja? Nüüd tuli alles jah, et ei, package deliver. Oot. Paanikaks on põhjust. Ei, see ütleb, et jälle tulnud. Mida asja? Ei, ma lähen nii närvi. See ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Siin vist ei ole vahet, mitu ringi ma teen. Seda ei ole siin. Nagu ma vaatan seda, aga nagu ma ei näe lootust, et ma oma siit tuleks. See on nii räige nagu emotsioonide seikust, sest enne näitas, et delivered ja nüüd näitab, et jälle ikkagi tuleb. Ma nägin. Oh my god. Ma fucking nägin. Jaa, see teine. Tule. Mis juurde? No nii, ja head uudised on see, et enda kott käes ja sain ka aidata poolakat, kes aitas eile mul auto saada. Ehk siuke tore, käsi peseb kätt moment. Ja jah, nii et nende kohvrid ka ei jõudnud, aga sain nende kohvrid ka kaasa võtta. Nii et jumala hea. Neil läks hästi, et nad ei pidanud ise sinna sõitma või ootama, millal keegi selle lõpuks neile toob. Ja mina sain auto ja sain ka enda asjad nüüd kätte, nii et hetkel täna tundub, et sujub kõik. Ja siis sõit tagasi hotelli. Nii, ja nüüd siis poolakaga rääkisin ära niimoodi, et tõin taas asjad staadionile. Pärast otsin mingi poolaka, kellele anda seda. Aga jah, nüüd saan korra vaadata, kus rada on. Nüüd tean, kus staadion on. Minu ülesanne siin on hetkel otsida, kus minu suusaboks on. Et ma saan nende suusad sinna ära viia ja siis varsti ise ka trenni tulla. Ja siis ma veel mõtlen seda, et hotellis oli kõik kinni, ehk ma kardan, et ma hotellis süüa ei saa, ehk ma oletan, et ma peaks siin süüa saama. Nii et saab uurida, vaatame. Kiiret õnneks ei ole, nii et selles mõttes on ok. Põhimõtteliselt mina tahan süüa, aga nagu ma aru saan, siis siin on rada. Nüüd ei taha, et ma siit läheks, ehk ma pean minema sinna silla peale kõndima ja siis siia. Aga samas ma näen, et need on kõnnivad kõik ülesid. Nii et I guess ma teen ka selle. Võti käes, 50 eurot vaesem, et kui boksi tagasi ei anna, siis nad ei anna seda 50 eurot ka tagasi. Samas boks 50 eurost, päris okei ja nüüd me suusad sisse. Ja siis saab sööma minna. Rääkis mul selle ka ära, et ma saan süüa siin. Äkki, tundub kõik loogiline ja timmis. No mis seletasid küll mulle, aga ma ei küll aru ei saanud, kus mu boks on. Otsin, äkki siin? Nope. Ja siin ta ongi. Väga tore. Eesti lipu ootab mind. Mul on võti. Mul on võti. Ja toimis. Vau. See on siis mu kodu. Siin ma hakkan elama. Järgmised päevad, kui võistlused on. Nii tolmune. Toome suusad siia. Ja nüüd kott ka olemas, saapad. Ja ootavad mind varsti suustama. Aga kõik olemas. Nägu, see lukk ei tööta. Ma ei saa lukku seda enam. Nii, uks on kinni. Nii, nüüd keeran siia poole. Midagi ei juhtu. Mingi hääl käib, aga midagi ei juhtu. Keeran siia poole. Ka midagi ei juhtu. Nagu korra mõtlesin, et äkki ei lukku, aga nagu, oota. Ja ma näitan nii ka. Isegi kui ma tühjalt. Nii, ei lähe. Ja ka ei lähe. Mida ma valesti teen?
ma selle reisiga ikka õppin nii palju. See asi tuleb üles keerata. Ma ei tea, miks ma seda nii teen. Ja siis saad lõppu panna. Ja nüüd on lõpus. Jälle targem. Lähme edasi. Nii, ja sealt poolekad lähevad enda kohvriga, mis ma tõin neile. Need, mul on üks sõber juures. Ta väga tihti MK-d sõidab, ma tegelikult teadsin ta veits varem ka juba. Ta väga tihti MK-d ei ole sõitnud, aga loodetavasti sõidab nüüd kiiresti. Ja siis on MK-l üks sõber, mis on väga tore ju. Jah, kõht on täis, söök oli suht okei. No nii, ja 2,5 tundi hiljem olen rajal ja uudis on head. Et test läks palju paremini, kui isegi oleks suutnud oodata. Läksin siia, võtsin suusad kaasa. Võtsin esimene inimese, kes vaatasin, et üksi sõidab. Oli Ungari mees. Ja kohe oli nõus. Testisime ära, 6 korda lasime siit laskumist alla. Ja sain parimad suusad valitud, nii et selles mõttes korralik. Jah, nüüd jõudsin siia tõusu peale. Nagu jah, päris räigega järg. See mees tuleb päris kiirelt, aga ei näe ka kiire välja, sest see on nii järsk tõus ja tuleb päris kõrgele ja siin üleval on päris hea vaade. No näiteks ongi, just olin seal bokside juures ja seal on suusarada, et nagu jah, ja siin on vaade, ehk jah, ilus. Aga jah, võtan raja ära ja siis teen ka paar kiirendust, et testin, kas kaikaid jäid ikka reisist terveks ja veits sükest teen veits kiirendust, et homseks siis valmis olla. Homme tutvustab FIS midagi uut. See on väike takistus rajal. Esimese sirge lõpus on siis väike juustalt minek. Aga okei, no jälleks homme vast seda ei ole. Miks mul on tunne, et kui see oleks nagu teistpidi, et see oleks laskumisel, siis ma lihtsalt suudaks sellest üle õppata. Ja saigi treen tehtud. Täitsa mõnus. Oli täitsa isegi värske tunne, arvestades kõike eelmiseid päevi ja reisi ja kõik seda. Et ma ei tea, ma olen hetkel suhteliselt rahul. Nüüd hingeldan, kõlab nagu ei jaksakski. Aga ei, rata tundus okei. Üks suur tõus, ülejäänud siukad lauged, aga kindlasti raske ja veits tehnilisi kurve ka. Aga nüüd jah, see on see suusk, mis välja testisin ja selle annan siis soomlastele määrimisse. See rekka ja esimest korda käisin siukses suures rekkas, päris lahe. Päris lähega, seal nii palju mehi tegi tööd, kõik tegid suuske, päris õlleka. Ja jah, sain siis suusad antud ja nägin uusi Fisseri suuske. Mulle näidati siis, et päris huvitav. Värv veidi hakkab juba muutuma ja ka päris huvitav. Et huvitav, millal ma esimese paari uue saan, aga jah, siin tundub, et MM-iks ja maailmameistrivõistlusteks siis hakkavad siuksed uued suusad välja tulema, et Ivo oli päris palju saanud ja teistelgi on mõned. Et jah, lahe. Aga nüüd siis koju ära. Käisin poes, mis on väga hea, et ma käisin, sest just küsisin, mis kell on sööki, sellel on ikka veel 1,5 tundi aega. Mis on ulme. Ja kui küsite, mis see on, siis see on mu wifi paraal, mis ma küsisin, sest ta ütles, et mu toas peaks olema, aga reaalselt ma otsisin, ma arvan, et usute mind, kui ma ütlen, ma otsisin, sest wifi't on vaja. Aga jah, see nüüd sain ja saan wifi'sse ka. Nii et tore! No nii, õhtusöögil unustasin filmida, aga nagu silmadest arvatavasti näete, siis on suht väsinud. On aeg magama minna. Homse kohta nii palju, et pigem suhteliselt hilja on start. Ehk 13.35 on mu start ja olen number 10, et enam ei ole sealt kuuma grupi vahelt, vaid stardin suhteliselt ees. Nii et jah, aga ma arvan, et see on hea ja ma lähen nüüd tuttu ära ja näeme homme, et õnneks on jah siis võistluseni nagu aega rohkem hommikul, et ei ole kiiret starti ja tööd. Hommikust on siis reedene päev ja võistluspäev. Ees ootab 10 kilomeetrit uisku. Magasin päris hästi, ma ütleks. 9 tundi. 9 tundi väga palju häirivaid asju ei olnud.
ainult on see, et seinad on veidi papist vist, sest ma öösel, ma ei tea, mis see on, kogu aeg kuulen mingit tilkumist ja nagu see on nagu väga vali öösel vähemalt tundub. Ja hommikul ärkasin selle pealt, mõtlesin, et ei, sajab, õues sajab, täiesti kindlalt vihma sajab õues. Siis mõtlesin, ei, keegi peseb, aga siis ta pesi nii kaua, et ma mõtlesin, ei, ikka vihm, siis ma hakkasin juba mõretsema, et ei, mul ei ole ju mingi vihmaga mõeldud mingi suuska, et siis ei libise ju. Aga lõpuks ikkagi pani kraani kinni, aga ulme, kui hästi seda ka kuulda on. Ja see nii räigelt tundus vihma ajal ka. Ja õues on täitsa kaunis, ei ole jälge, et oleks vihma sadanud. Nüüd sain aru ka, et siit on hüppemäge näha. Ehk siis ma ei tea, kui ma eile vaatasin talt hüppemäe kõrvalt, kas ma enda hotelli ei näinud. Ehk jah, väga kaugel ma staadionilt ei ela. Aga noh, auto on olemas, nii et on napilt, aga on. Kupra on olemas ja saab siis staadionile sõita varsti. Aga selleks on aega. Ma arvan, et ma lähen nüüd jooksma. Ma arvan, et ma teen veidi pikema jooksu. Ma loodan, et hommikusöök kinni panda. Ma ei usu, 9 ikka ei panda ja praegu mingi 8:30 kell. Et jah, ma lähen jooksma. No nii, paar sammu skippisin küll, aga nüüd olen staadionil. Esimene asi, läksin tõin numbri ära. Selle sain kätte. Seda pole ammu ise teinud. Päris huvitav oli minna numbrile järgi. Nii et jah, mugavused, kui on tiim, kes võtab numbrid ära. Aga jah, nüüd lähen enda boksi, võtan suusakepid ja siis lähengi soojendusele. Siin on mingi siuke sild, läheb üle suusaraja. Ei, väga ilus. Nii-öelda staadion ja asjad on siin, et mulle meeldib. No nii, siin on veits võib-olla taustamüra, aga teen telefoni kiire jutu. Stardini on mingi 14 minutit, soojendus on tehtud, haipisin nüüd üles. Davai, saab huvitav võistlus olema, aega kuskilt vist ei saa, võib-olla soomlased ütlevad. Suusk peaks olema ka valmis, ootab mind. Nii et jah, tunne ok, üritan siis jah kõvasti pingutada kõik välja. Näeme võistlusel. No nii, tehtud. Täpselt tulemus teadmata, hetkel räägin siis kommentaarid. Muidu tundus suht okei, suusk hea, värgid, särgid. Aga ringi vahetuse kohad olid väga rasked. Ja tundsin, et seal nagu tõmbas kinni. Et sai juba sinna suure tõusule ära, et tegelikult ei olnud hullu. Jaksas pingutada ja nagu okei. Aga ringi vahetuse kohad on see koht, kus ma arvan, ma kindlasti kavatsen vist võidu kuidagi väga aegselt läksin ja need, kes ringi alustasid, need panid ikka hea hooga mööda. Jah, et siuke, aga jube kiire sõit, päris kiirelt sai läbi, et selles mõttes ma arvan, et jõuvarude ja jagamine oli suht okei, et jaksasin lõpuni pingutada. Ma arvan, kurvid hoidsin suht okeilt ja vaatame, mis see tulemusest tuleb, et top 30 on miinimum, mis ma tahaks. Või noh, see, kus ma oleks rahul ja kõik sealt edasi on väga hea, aga 28 finišis ja ma olen 19, 1.23 kaotas, 1.24 kaotas. Ja siin jah, väga kahtlen, et top 32 tuleb. Isegi armeenlane tuli mu ette, see on küll kahju, aga noh, vaatame, mis see lõpuks ka tuleb. Ma lähen taastun ja sõidan peale. Valus, 10 kiltika mu jaoks, tulemused on ees, 35 koht. Kui palju ma sõidan neid 30-40 kohti see aasta. Suhtes valus ja jälle 10 kilomeetril mul jääb mingi alla 10 sekki puudu top 30-st. Täna siis 6 sekundit. Valus,
Et soomlastelt Essa ring sain vaheaegu, siis öeldi 8 sekki, ma oletan, et see oli liidrile sellel hetkel kaotus. Sõitsin nii, kuidas jaksasin lõpuni, aga noh, jah, 6 sekki jääb ikka kripeldama, aga ma ei tea, kas ma oleks neid kuskilt leidnud, kui oleks Aivar mulle näiteks karjunud, et jah, see tundub, et see hooaeg 10 kilomeetrid lähevad nii, aga ei saa pead norgu lasta, sest tuleb, see oligi suures pildis oligi kontroll, kuidas peale tuuri on seis ja hetkel ma olen isegi okeilt rahul seisuga, et veits on nagu, nagu okei värskus on, et ei olnud nagu midagi hullu sõidus. Kindlasti saaks paremini, just oligi see uuele ringile minek, ma vist enne ütlesin juba. Ja, aga üldiselt ma arvan, et okei siuke, et jah, eks jääb ikka kripeldama, et lootsin ju top 30 kohta saada, aga armeenlane, kellega ma siis noorteklassides palju võistelnud olen, tegi mul ära, ta oligi täpselt 30 koht ja pikalt ma arvan, ma pole tal kaotanud ja täna kaotasin, aga tema tuuri ei sõitud, et selles mõttes on mõlemad kaalukaussi täna. See, mille jaoks me siia tulime, et mingi pingutus saada peale tuuri ja enne siis Itaalia MK-etappi sai tehtud. Pärast vaatan, mis pulsid on, aga jah, nüüd on mul üks ülesanne veidi sõita ja otsin siis jälle kellegi, kes aitab mul homseks suusatõrje testada. Ka selle mure sai lahendatud, sama poolakas, kes aitas rendiauto saada, aitas täna testida, nii et jälle tore. Tegin endale elu lihtsamaks, võtsin lihtsalt jälle ühe paari välja. Homme, eks enne võistlust peab vaatama, kas ikka peab või kuidagi seda vaatama. Aga jah, selles mõttes sai tehtud, käisin 7 võits peale, ehk jah, nii-öelda rahunesin maha. Mis kella see on jah, cool down, kus on eesti keeles see, igatahes. Nüüd olen jah söömas, näitan siis, mis süüa saab. Üldiselt ma ütleks, et siin on hea toit. Supp muidugi kõige parem mine välja ja siis on riis kanaga. Võtsin väikse tee, vee ja õun. Nii et ma nüüd naudin ja kohe hakkab naistesõit ka, nii et saab seda vaadata. No nii, toas. Tänaseks siis toimetused suuris pildis tehtud. Vaatasin naistesõitu, vaatasin meestesõidu järgi. Jah, eks jah, see 6 sekundit jääb kripeldama. Aga selles mõttes ma arvan, ma olen rahul, et sai tulla siia. Sai vaadata, kuidas peale tuuri seis on. Ja atmosfäär ja rada, kõik asjad tegelikult päris lahe. Prantslased lasid kõvasti kaasa. Ja jah, tundus, et noori ja kõike suusafänne oli palju. Selles mõttes oli lahe. Ühele andsin enda mütsi. Ta küsis, ma mõtlesin, miks mitte, et ma annan siis. Et mul neid loodetavasti on piisavalt. Eks näis varsti. Kui puude jääb, siis otsin ta ülesse. Näljaks oli see ka, et enne starti mingi vend võistlusnumbrist tuli. Nagu inglise keeles küll, aga mul lemmik YouTuber ka siin. Et kas pilti saab? Ma olen jumala segas, mis asja, vaata. Mingi serblane ja võistles. Ja ses suhtes lahe. Ma ei tea, mis keeles ta vaatab, aga tervitused talle. Ma loodan, et ta saab siis eesti keelest aru. Et fun. Homme on siis klassik sprint ja sellega lõpeb mu nädalavahetus ka, aga vaatame. Ma võib-olla teen une, sest veits on väss olla, aga samas võib-olla ei tule siis õhtul und. Aga no vaatame, ma chillin nüüd igatahes. Täna ma ei ole FIS-i ametnikega söömas, nüüd näitan, mis ma õhtuks süües on. Eelroob on torn ja pearooks siis friikad kanaga. Näeb päris maitsed välja. Nii, tere hommikust. Praegu otsin parkimiskohta, aga seis on selline, ei saa liikuda, ei ole ruumi parkida ega midagi. Suht nukker ikka. Aga tundub, et rahvast on palju, mis on nagu tore, aga no ma tulin veidi varuga, aga ikkagi nagu tahaks nüüd siit edasi minna, aga kuidagi on need inimesed saadetud mu teele siin ja ei ole väga ideaalne.
põhimõtteliselt unest nii palju, ma näitan parem enda kella. Igatahes see ütleb väga halb. Kell näitas väga halb uni ja no selles suhtes oli ka arvest. No muidu ma magasin hästi, aga mingi kell 4 järgsin üles ja kõht räigelt valutab ja ei saanud nagu lahti sellest. Ja mingi tund aega läks aega, et siis nagu paremaks läks, siis sain nagu edasi magada ja kokku nagu tuli lõpuks okei tunnid, aga jah, ideaalne ei ole, et mingid kõhuprobleemid, õnneks see on nagu tavaliselt kõige väiksem probleem, et ma ei ole mingi kurguvalu ja mingid siuksed asju, et need oleks hullemad. Päris nagu haigena küll ei tunne ennast, võib-olla lihtsalt veidi siuke, kas nüüd pean kuskilt rohkem energiat, lihtsalt jah, huvitav siuke kõhuprobleemid, et ideaalne ei ole. Et sprindi teeb ikka ära. Ja ma sain mingi parkimiskoha, mis põhimõtteliselt ma oleks sain kodust jooksuga tulla, siuke tunne. Aga jah, mingi kaos. Need prantslased ingliskeelt ka väga ei räägi ja sest snukker, aga ei lullu. Õnneks vist tulin okei varuga, nii et vaatame. Ma proovin nüüd numbri üles leida ja siis peab suuska testima. No nii, 10 minti stardini, jooksen starti. Täna jah. Suuska käisin testimas. Panin natuke pido juurde, veits oli kindlust juurde vaja. Sööndus ei tehtud, suht palav oli, tuleb huvitav sprint. Ma proovin alguses kohe nii kiirelt välja minna, kui ma saan. See on mu plaan. Nii et davai, let's go! Nii, 0,5-l. Olen 49, kaotasin 6,1 sekundit. 0,4-l 45 ja 5,3 sekundit. Väga kiirelt oli, ikka see kaotas. Tahtsin kiiresti alustada, aga ei olnud täna minekut, et üldse kiiresti alustada või ükskõik mida teha. Aga küll, siis praegu teeme. Seisud on sellised. Ma sõidan peale ja ega selles videos just väga palju rohkem siis ei tulegi, kui edasi ei saanud. Et jah, see nädalavahetus on ehtne näide sellest, et on tulemus ja siis selle tulemuse taga on päris palju asju tegelikult, mida võib-olla pealt näha ei olegi näha, kui loed või vaatad tulemusi, siis ei ole neid näha. Aga jah, see nädalavahetus oli väga hull ja ma arvan, et päris pikka aega nüüd peab mööda minema, kui ma tahan üksi niimoodi MK-le minna. Et ja pigem ma ei taha kunagi, aga võib-olla läheb kunagi meelest, nii et siis eks näis võib-olla lähen. Aga jah, ikka väga palju seiklusi ja kaost. Ja jah, lõpuks veel viimasel päeval kõhuprobleemid ka ja kõik asjad aga jah. Et üldiselt ma olen isegi okeilt rahul, et ma läksin sinna, nüüd on tehtud, ma olen kõvasti targem. Ja jah, selles suhtes tore, aga jah, selle jaoks need videod ongi, et näidata neid nii-öelda asju, mis jäävad nende tulemuste taha. Nii et tänan teid vaatamast, loodan teile video meeldis, kui meeldis, pange like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i